käima. Okei? Okei. Meil on siin konditsioneer, äkki onu tuli parandama. Täna on imelik päev. Juba hommikul ärgates oli külm. Nüüd hakkab kell 12 saama. Selline udu on. Juba külm on ka. 20 kraadi on ikka, aga no mitte väga palju üle 20. Nägime ennem silti, mis ütles, et 26. No ma ei usu, et nii palju on. Ma olen paar kraadi vähem. Aga noh, selles suhtes ei ole lõõskavat päikesevalgust ja on nagu väga hea oli jalutada, et see on niisugune ilm, kus oleks hea rannas jalutada. Nii, nüüd ma teen niisugust nägu, et ma ujun. See on nagu sul. Ja minu poole. Nii, mis sa tahtsid selle hotelli kohta kõike rääkida? Hotell on väga hea sellise planeeringuga. Mulle meeldib, et köök on eraldi ja köök on hästi uus ja selline ei ole nagu sellist ligadi-logadi remonditööd tehtud. Ja konditsioneer on toimiv, nagu reaalselt toimiv. Nagu paned sisse tunned, et nagu reaalselt puhub ka ja külmaks läheb. Valge on. Ja valge on ka. Võtta Las Palmasis olid nagu väiksed aknad ja kõik toast sees olevad pirnid olid nagu äärmiselt pimedad. Ja siis pärast omanik kurtis, et miks te aknad kinni hoidsite või midagi siukest. Ja mulle meeldib, et elutoas on see suur söögilaud. Et siis saab vähemalt, ma ei tea, korra päevas või üle päeva teeselda, et me nagu sööme ka normaalselt lauadega. Meie majast natuke mäest üles käib, mingi suvaline nurk, täitsa korralik mänguväljak. Ja noh, 3 baari seina ääres, et nagu local place for local people. Siin on ikka jube lahedad puud, see on nagu tükike džunglit keset linna. Hämmastavalt korras. Et liigume järgmisesse kohta. Kõik on nii korras. Bye-bye kodu. Bye-bye kodu. Aga nüüd me vaatame ilus. Hea on küll, väga ilus. Me võime lillekesi minna vaatama, tahad? Ma minna suudele praegu Okei, mulle meeldivad need elephant deer plantid. Need. Küll jah. Nägin. Hea on see, et täna on natuke jahedam. Veel, et lähitundidel võiks ka nagu jahedam olla. Siin on pargikanad ja kuked. Et siin on puurist neid ühe koha peal. Ja kui sa natuke ringi vaatad, siis põõsastes elavad sellised ja kirevad. Leidsime mänguväljaku. Kuidas aeg on ikka muutunud, et nüüd ei pea nagu togima, et kuulge minge mängima. Teel raudteejaama. Ostsime endale pileti ja nüüd ootame rongi, et minna Malagasse. Malaga on vist seal pool. Truudi istu sinna. Pool maad on sõidetud ja lõpuks soovitasime kõik istuma. Põhimõtteliselt tuli pakkus tegi rongile ja ütles, et kõik need 4 kohta on minu omad, sellepärast, et nüüd tuleb abikaasa ka. Ja siis meil oli nagu wow, et meie lapsed tahavad istuda ja miks peaks siis sina nagu täis rongis üksinda võtma ära 4 kohta. Ja siis me panime Ugo ja Ruudi, kus ütles, et abikaasa on 1 inimene, okei, 2 inimest saate 2 kohta. Me paneme Ugo ja Ruudi istuma ja siis lõpuks abikaasa ei istunud maha, sellepärast, et ta oli kas solvunud või ta tegelikult vaatas, et ei mahu oma kotiga siia. Ma arvan, et oli see mõistuse hääl. Jaa, kas tädi oli küll, et sul tulevad nagu lapsed tulevad kõrva ajale, tal oli, et ei, et mina istun siin. Lastega on see, et pikka sõit on nagu halvem, kui nad sõidavad ja kukuvad ümber tee peal.